Palavik pole oodatud külaline ning enamik meist ei kasuta termomeetrit igapäevaselt. Võib juhtuda, et kraadiklaasi kasutamine ei olegi nii lihtne, kui võib esmapilgul tunduda. Palavik algab beebidel temperatuurist 38,5 kraadi ja palavik võib tõusta ka üsna kõrgeks, suisa kuni 40 kraadini. 40-kraadine palavik on beebil juba eluohtlik ja palavik tuleb kiiremas korras alla saada. Kui beebil on palavik, siis kõige esimesena võiks lapse võtta täiesti riidest lahti, sest see jahutab last kõige paremini. Beebi kehatemperatuuri kindlaks määramiseks on aga olemas erinevaid meetodeid. Pelguline sünnitusmaa ämmaemand Elina Piirimäe jagab mõned näpunäited, kuidas edukamalt levinumaid kraadiklaase beebi temperatuuri mõõtmiseks kasutada. Üldse võiks hakata sellest pihta, et sa katsud siis oma käega otsa eest või siis oma põsega, et võtadki selle tita niimoodi, opstik, tule siia poole. Katsudki oma põsega, kõige lihtsam on sedasi aru saada, eks. Et siukene korralikus palavikus, kui on üle 38,5 juba see palavik, siis on juba tunned oma kehaga, et see on hoopis teine temperatuur. Võtame selle kraadiklaasi ja sellega saame siis kraadida nii kaenla alt kui ka pepust, kui ka suu kaudu, et proovime praegu seda kaenlaalust ja kaenlaalust kraadimist, et teeme siit eest lahti. Võtad siit selle käe niimoodi tugevalt enda kätte. Paned ilusasti siia kaenla alla, et oleks siin kaenla allus keskelt. Ja nüüd peab hoidma kohe 5 minutit sedasi tugevalt seda kätte toetama. Natukene võib titaga siis rääkida ja tal on natukene ebamugav, sest digitaalne kraadiklaas ka, et see teeb nüüd kiiremini. Et kõigepealt ootad, et tuleks see L-täht siia peale. Paneme sulle selle, proovime jälle samamoodi, võtad siit selle. Võtame sulle kaenlaaluse lahti. Nii. No see juba hakkas näitama siin, et näed. Ja siit võid, ja hoiadki seda kätt hoiad, nagu sa võid ise ka proovida, vaata. Jaa. No, ma annan sulle. Katsu kohe niimoodi, voot nii. Ei, see kraadiklaasi peagi hoidma. Hoia siit kohe, mitte sõrmedega, vaid kohe selle oma terve käega, nagu vaata seda ühtlaselt. See hakkab nüüd piiksuma, see kraadiklaas, kui ta valmis saab. Kui enam see temperatuur ei tõusu, siis ta piiksub. Ja see kõige moodsam ja popim, et neid on ka tegelikult apteegites müügil selliseid tulistajaid kraadiklaaseks. Et selle siis paned käima siit. Nii. Ja vajutame siia peale. Ja siis ta viskab kohe, aga vaata, kui palju see erineb. Nende hinnaklass on tunduvalt kõrgem. Ja kui nüüd lapsel on selline, et ta tõesti jääb hästi tihti haigeks, et siis on muidugi väga hea seda kasutada, seda kraadiklaasi. Peppus kraadimiseks tuleks kasutada eelkõige digitaalset termomeetrit. Selleks tuleb ka kraadiklaasi metallots mõne millimeetri jagu beebi peppusse, ise samal ajal last jalgadest tugevalt kinni hoides. Oluline on meeles hoida, et peppust kraadides näitab termomeeter ligikaudu 0,5 kraadi kõrgemat temperatuuri kui mujalt kraadides. Lisaks nendele levinumatele kraadiklaasidele leidub apteekides ka beebide kraadimiseks spetsiaalseid kleepse ja lutte ning kõrvakaudu kraadimise termomeetreid. Kõige enam soovime aga, et püsiksite terved. Kuidas sul läheb seal, mu väike plika? Siin väljaspool on kõik teistmoodi. See tõenäoliselt ajab su nutma. Aga ära muretse. Sul saab alati olema mugav. Oma esimese kallistuse saavad nad sinult. Veendu, et järgmisedki on sama õrnad. Hagis vastsündinu mähkmed on valmistatud eriti pehmest materjalist, mis kaitseb beebi nahka ja imab vedela väljaheite sekunditega. Ma kannan sinu eest hoolt. Palupan. Hagis Elite Soft mähkmed. Õrn nagu ema kallistus.